No nii, tere! Olen siis nüüd Ida-Virumaal Agusalu kandis ja lähen tutvuma Eesti Vabariigi aegse ehk siis Eesti esimese vabariigi aegse 30-ndatel rajatud kaitseliiniga, Agusalu kaitseliiniga, kus peaks olema 4 kuulipilduja kaponiiri. 40-ndatel või 40-ndate alguses Punavägi lasi need kaponiirid õhku. Aga lähme vaatame, mis neist siis tänapäeval veel järgi on. Ja muidugi esimese asjana, mis siin mind metsas siin vastu võttis, on paistab mingi karilolle on see mets ära eksinud sõna otsases mõttes. Vabandust väljenduse eest, kuid mõte jääb samaks. Ei tea, mis siin inimeste, selliste inimeste kuradi peas liigub. Täis oina kari. Aga noh, hakkame liikuma siis esimese kaponiiri poole. See peaks olema raske kuulipilduja kaponiir number 5. Number 1 oli Narva jõe ääres Riigikülas ja see on siis number 5, see on Agusalus. Ja peale 5, mida me lähme vaatame, on number 4, 3 ja 2. Et mis neist järgi on. Aga kõigepealt siis liigume number 5 juurde. Nüüd. Nii, kohe olen sellest padrikust läbi ja arvatavasti see kaponiir number 5 ka paistab, mis siis oli mõeldud raske kuulipilduja jaoks. Ma ise pole siin käinud esimest korda. Hea kamraadi juttude põhjal kuulsin, et siin peaks mingi bunker olema. No, paistab, et ongi midagi seal õhku lastud. No, paistab, et Punavägedel ei ole lõhkematerjalist puudust and, et on päris korralik töö siin eemalt paistab. Ja kohe lähme ligi vaatame, mis seal on. Et nagu ma ütlesin, mina ise siin selle koha peal esimest korda ja uudishimu on suur. See on kõigepealt ringi ümber. Paistab jah, ongi see õhku lastud kaponiir. Ja. Päris huvitav. Ja siis korralik hävitustöö. Suur tükk on siin. Paistab, et keegi on ka ukse välja siit tõmmanud maa alt. Ja korralik hävitustöö on tehtud. Paistab, et siia on ka mingi kamakas lennanud maa all. Ja tuletan meelde, et see on Eesti Vabariigi aegne raske kuulipilduja kaponiir number 5. Number 1 on Riigikülas Narva jõe ääres. Siin oli siis 5, 4, 2, 3. Ja kui ma õieti mäletan, siis number 2 peaks ka olema raske kuulipildujat oma. Teised võib mõeldud sellised kerge kuulipildujad. Vaatame, mis siit ülevalt kui hästi näha on. Kas veel mingitesse siseruumidesse veel minna saab. Oi. See on ikka nii korralikult õhku lastud, et siin ei poe enam kuskil ruumidesse.
ja liigun siis kaponiir number 4 poole. Siis saame mingi aja pärast vaadata, palju seal veel järgi on, kui kapitaalselt seal õhku lastud on. Aga jah, noh, siin oli ikka päris korralik töö tehtud, et sinna kuskile siseruumidesse pugeda, siis peab tükk kaevamist ja tükk tööd tegema, kui siiski saab. Aga noh, vaatame, mis siis number 4 järgi on. Metsal hakkavad betoontükid tulema. Paistab, et ma olen 4. kaponiiril päris lähedal. Muidu sellised betoonikamakad siin ei vedeleks metsa all. Vaatame, mis see siin olla võib. Seal on mingi süvend. Lähme sinna. Ja betoonitükid on ka siin. Veel tuleb juurde betoonitükke. No paistab, et sest 4. on veel vähem järgi kui 5. Et ei ole siin ka lõhkainega koonerdatud. Oi. Ja tuletan siis meelde, et see on esimese Eesti Vabariigi aegse Hagusalu kaitseliini kuulipilduja kaporiir number 4. Aga jah, no ka päris korralikult õhku lastud. Veel korralikult kui seina jääb. Siin on ainult järgi väike betoonklibu. Teeme ringi peale vaatame. No, maakivid ja betoonitükid läbi seina. Ja õnnetusseisus. Väga õnnetus. No, samas nähtud ja päris huvitav. Et ees ootavad siis 3. ja 2. veel kaponiir. Ja ei ole midagi öelda jah, et lõhkainega siin ikka koonerdatud ei ole. Jälle betoonikamakad. Hiiunnikud. Jah, siin on ikka korralik töö tehtud. Siin ei ole midagi öelda. Isegi metalli vedeleb. No, see mail potike. Päris huvitav. Nii. Seal on veel kive ja betooni. Korralikult lõhutud. Huvitav. 4. 3. poole minna on loodus vähe heldav on nende looduslike purretega, mitte nagu seal 5. juures, kuhu pidin tagasi marssima mingi peaaegu kilomeetrise ringi tegema, et üle saada. Aga jah, sellised looduslikud purded on päris head. Et sellised võiks rohkem olla. Kui nüüd selle lobisemise ajal sisse andi kokku, aga noh. Ups! Nii, üle. Niimoodi see käis. Liigume siis edasi. Paistab, et jõudsin välja mingi vana tee koha peale. Vana silla jäänus on siin. Et sealt tuleb ja läheb sinna. Ja 3. ja 2. kaponiir peaks ikka seal suunas olema siis. Et lähme meiega siis sinna suunas. Olen jõudnud 3. kaponiiri lähedale. Et paistavad juba betoonitükid seal. Ja seal ka. Imelikud lohud. Ja paistab ise ka armatuuri metalli. Ja jälle korralikult õhku lastud, et ei ole suurtest midagi järgi. Sellist metalli vedeleb siin. Hulka betooni. Jah, mets on siit orasid täis kõik. Ära väändunud metalle.
süvend, suur betoonitükk jälle. Korralik lõhkumistöö teinud. Kuulipilduja kaporiin number 3 oli siis kerge kuulipildujale, ma õieti mäletan. Metsal on ka jälle betooni vedeleb. Korralik lõhkumistöö. Kahju muidugi, kahju. Aga noh, samas on põnev vaadata ikka. Seal on mingi maakivitonik. Seal on suur betoonitükk. Korralikult laiali pritsinud. Huvitav, kas siin on mingi metalliga, et käinud metalli otsimas. Need loomad seda teinud. Paistab, et loomaurg. Ja võimas süvend on jäänud sellest. Ja loomaurg. Suur kamaks. Ja midagi. Meie eesmärk on veel number 2 üles leida ja siis on tänane matka eesmärk täidetud. Minu selja taha jääb siis kuulipilduja kaponiir number 3. Ja nüüd liigume siis kaponiir number 2 suunas. Proovime sellega üles leida ja siis ongi selle matka nagu eesmärk täidetud ja siis liigume auto poole. Aga noh, 2 peaks siin küllaltki lähedal olema, ma arvan, et leiame üles. Nii, hakkab jälle betoonitükkidega pihta. Paistab, et ma olen siis number 2 kaponiiri lähedal hakanud jõudma. Ja number 2 siis oli raske kuulipilduja kaponiir. Kõrgendik ka ja veel üks suur betoonitükk. Raudtetailne. Ma leian selle kaponiiri ka üles. Kus see ennast peidab. Tükid juba siin on, siis peab kuskil lähedal. Siin on midagi. Jälle jõhke rauk. No jah. Paistab, et see number 5 oli kõige rohkem midagi säilinud, aga number 2 on ka ikka nii puhas töö tehtud, et ei ole punastel olnud kahju lõhkainet raisata. Eesti kaitserajad piste peale. Korralik auk. Mingit müüri on seal säilinud ja paistab mingit plekki on ka. Pärast korraks vaatame sinna alla. Raba äärt on korralik betoonikammakas lennanud. Korralik lahvatus käinud. Jah, isegi natuke sisemüüri on näha. Ja korralik lõhkumistöö on käinud. Ettevaatlikult siin sammume, et alla ei libideks terava armatuuri peale. Korralik kivi.
midagi tsinkplekist on armatuuri. Kaponiir number 2. Raske kuulipilde kaponiir. Nii, seisan praegult Eesti Vabariigi aegses kuulipilduja kaporiinis number 2. See oligi nüüd meie matka lõppeesmärk. Vabariigi aegne kaitseliin, Agusalu kaitseliin on nüüd läbi käidud, kaporiirid on üle vaadatud. Ja päris nutuses olukorras, midagi neist järgi pole. Lõhkainega pole kokku hoitud. Aga otsida ja vaadata oli neid päris tore. Sellega on meie see matka eesmärk täidetud. Hakkame vaikselt auto peale liikuma. Ja uute reisideni siis, või uute matkadeni. Aga soovitan tulla, kes tahab tulla. Päris põnev on tegelikult neid otsida ja vaadata. Ja palju vabariigi aegset kaitseliin ikka on omale mingilgi määral. Aga kõikile jõudu jaksu!